ma ei tea, vaatan praegu, näitab, et on külmakraade on -11 ja puud on härma tõmmanud siukseks ja hetkel siis jalutan, mingisugune väike park on siin ja poe poole vaja poest tuua mingit nipet-näpet, et suurde poodi ei viitsi minna ja ootan ikka endiselt oma Soojamaa reisikompassi vlogi filmimise trippi, kus ma siis näitan teile Tai erinevaid kohti ja kultuuri, et plaan on siis käia ja vaadata, mis see riik pakub. Tai on ju kuningriik ja selle kohta nii palju erinevaid vastakaid arvamusi, et mis seal siis nagu on, osadele ei meeldi, osadele meeldib. Mina olen nüüd piisavalt palju juba selle riigi kohta lugenud, täpsemalt siis Phuketi kohta, erinevatest reisivlogidest ja vaadanud siis ka juurde sinna kõikvõimalikke negatiivseid ja positiivseid arvamusi, nii et olen siis kokku pannud endale mingisuguse kava, mida seal külastada ja kindlasti siinsamas sisulooja konto peal YouTube'is näitan siis ka erinevaid kohti, küll aga pikemalt siis tuleb juttu sellest kohast endast ja elamustest siis reisikompassi kanali peal. On see siinsamas YouTube'is ka olemas. Mul on tegelikult sinna veel postitamata minu eelmise aasta veebruarikuu Egiptuse reis. Seda materjali oli kokku vist musta materjali 5,5 tundi, millest ma siis kokku lõikasin enam-vähem 2 tunnis asja. Ja see on vaja veel omakorda üle käia, et siis see materjal, mida siis YouTube'i postitada, et sinna ma tahaks lõigata kuskil tunni sisse selle, et oleks veidike kompaktsem, kes see viitsib seda 2 tundi Egiptust vaadata. On ju Egiptuse eestlasele talvele tema teine kodu sisuliselt, nii et ja muidugi vahepeal sai käidud siis ka Kreetal sügisel, 2025 sügis ja Kreeta saarel oli ka tegelikult seiklusi omajagu ja võib-olla siis lõikan sellest ka mingi materjali kokku, et kui vaid oleks seda aega, et ma ei tea, vanusega on tekkinud see, et on siuke tunne justkui ööpäevad oleks mitte 24-tunnised, vaid 16-tunnised, nii et ma ei tea, kuidas sinul on, aga minul igatahes selline tunne on täitsa olemas ja mis puudutab nüüd seda eelseisvat siis seda Tai reisivlogi, siis ma ei tea, tahaks seal DiCaprio saarel ära käia. Maya Bay oli vist selle koha nimi ja siis Bibi saarel siis ära käia Krabis, see on Aonang ja siis Patongis, Karon Beachis, Kata Beachis, et väga paljud käivad seal Tais puhkamas ja räägivad, et see kõige halvem asi, mis seal on see, et sa tahad kohe tagasi. Aga mulle pakub huvi hoopis see kultuur ise. Päris džunglitesse minema ei hakkaks, aga tänavatoitu tahaks maitsta. Ma ei tea, kas neid ritsikaid, sitikaid, satikaid, neid ma maitsen või mitte, eks seda näitab see hetk seal koha peal. Nagu ma ka oma eelnevates vlogides olen öelnud siis, et selle AB hepatiidi süsti ma tegin ära, seda soovitati. Tüüfuse oma ei teinud.
tetanus, see oli siuke kohustuslik, selle sain teha. Aga jah, AB hepatiit kokku maksis vist veidikene alla 40 euro, et seda tuleb veel teha nüüd üks süst veel kuu aja jooksul. Ja siis teine tuleb siis poole aasta pärast veel kokku 3, tähendab 3. süst õigemini. Ja siis peaks on 20-30 aastat hooleta. Aga hetkel olen ma siis siin sellises kohas nagu Tartu Põllumajandusmuuseum. Ja vaatan, mis siin toimub siis. Siin on ka mingisugused üritused, loomade digiajastu ja vaata, ma kahandasin kolhoosi. Okei. Aga jah, siukene mõnus karge ilm on jalutamiseks. Üritan siin ise kah kaalust veidikene alla saada, et 104 piiri ületasin siin mingi paar nädalat tagasi. Ja hetkel siis olen kaalu saanud 100 peale. Aga ideaalis ma arvan, et see kaal võiks olla siiski 92-90 selles vahemikus, et siis on endal ka lihtsam olla. Nii, mis siin on? Silla kanti väetist, mida iganes. Siin ma vist olen kunagi hästi ammu suvel ka käinud traktoreid vaatamas, et päris äge koht on. Nendes majades sees ma ei ole käinud. Ma tean, et siin saab loomi toita kuskil. Selles majas vist ma olen kunagi käinud. Jääb jälle kuskile 20 aasta tagusesse ajajärku. Ja keeran kaamera veits teistpidi, et ma ei tea, kui hea see pilt on. Väljas hakkab vaikselt ämarduma. Nii, vaatan, mingi sõnum tuli vist. Ei ole. Süda lööb 109, kell teatas. On palju õnnena. Jah, siin on. Ma jõudsin nüüd siia tagasi. Siia plakati juurde. Mitte tagasi, vaid edasi. Siin on näha siis, mis siin on. See kaart, piletid, pood, tõllakultuur, puutöö, õpikoda, sepikoda, käsitöö, tehnikaväljak, laut, mingi areen ja nii edasi. Siin on siis mingi skeem ka selle kohta. Ja lahtioleku ajad. Juunist septembrini on kolmapäevast pühapäevani 6 ja 10. ja septembrist juunini on siis 9-5. Ehk siis praegu kell on 16.26 teisipäev. Hetkel on ta siis veel lahti mingi pool tundi vist. Kui ma nüüd õieti arvutasin, jah. Aga jah, puud on kattunud siukse mõnusa ärmatisega. Täna öösel tuli. Tegelikult tahtsin oma vlogi alustada juba päeval ja Tartus Toomemäelt. Aga kuna täna oli nii palju tegemist, toimetamist, siis sinna Toomemäele ma kuidagi moodi ei jõudnud, nii et toimetan siis hetkel siin poe poole minna ja oma asju sealt minna vaatama. Esmatarbeasjad, leivad, saiad ja võib-olla piima ka 1 paki ja siukene klassikaline poeskäik. Ja kuna ma lubasin seda vlogi iga päev teha, siis ilmselgelt on tänane siukene jalutuse vlog. Võib-olla tulen ka pärastpoole veel jalutama, aga fakt on, et mingi tund aega jalutamist oleks vaja teha, et see kaal kukkuma saada. Pluss siis see, et peale 6 õhtul siis ka olen selle söömise ära lõpetanud ja asendanud siis musta tee joomisega. Nii et kuskil 2 tassi musta teed õhtul veel laks ära. Ma ei ütleks, et ta une ära võtab. Paljud mainivad, et võtab une ära. Ma olen nüüd seda mingi aasta aega vist joonud. Et mul ei ole vahet, kas ma joon kohvi või musta teed. Ja et mul see und mõjutaks kindlasti mitte. Pigem on see unehäire sellest, et
oled liiga kaua niisama üleval, vahid oma mingeid saateid ja asju ja uni on, aga magama ei lähe lihtsalt, sest tahaks mingid asjad ära teha ja nii edasi. Nii, kohe varsti jõuan poe juurde ka, siis ma lõpetan selle vlogi ära tänaseks ja panen kaamera ka ära. Aga jah, millalgi siis plaanin minna siiski ise ka sõitma nende mootorkelkudega, mis ma siis oma laupäevases vlogis näitasin, kus kohas ma käisin seal Otepääl ja saada sellest ka osa. Pühapäeval või laupäeval sellel nädalavahetusel lähen siis Tuubiparki, see on siis seal Raadil ja vaatan, mis seal siis teha saab, et siukene mõte peast läbi käis. Kuna ühe korra õnnestus Tuubiga sõita, siis meeldis ja lähen viskan pilgu peale, mis seal radadel siis ja mis ja kui singavongalised need rajad on, kas otse või sirgu või on äkilised või mitte ja millised tuubid seal on. Aga sellest juba siis nädalavahetuse vlogis. Nüüd jõudsin poe juurde ja siin lõpetan siis oma tänase vlogi, nii et tšau!